mina olen Rasmus ja siin on meie nädala kokkuvõte. Oli seksis naise asemel kogemata mehega ning kohe me intervjueerime meie anonüümset kannatanu. Kuidas kommenteerite oma kogemust? Mida vittu sa arvad? Ma pole 3 päeva istuda saanud. Arusaadav, aga kas see oli nagu Lennart of the Beat ütleb? Jumalast mõnna! Ei! Mida? Ei! Aga miks? Ja vait! Selge, tagasi sulle, Rasmus. Tänan, Markus. Nii. Laura nikkus pool Annelinna läbi. Ma ei tea, kuidas, aga need on faktid ning me ei avalda enda allikaid. Martin. Siin on meie tõestus. Oskar sai töö, kus ta kuseb purki ning müüb seda. Meeldiva vahetegevusena lakub Oskar varbavalt sitta. Ning nüüd on meie poolt teile ilmateade. Munnis pala! On tõesti, liigume edasi. Martin petab naist trebiga ja ta on täielik. Mul on saabunud uus info. Karoli käib salaja Martini dildo kollektsioonis vargil ning sellepärast on Martin leidnud endale alternatiive, istudes trebi munni otsas. Martin on meile mitu korda vihjanud, et tema lemmik dildod on kummaliselt kaduma läinud ning ta ihkab mahlast türa. Nüüd lähme reklaamipausile, meeldib või mitte, jää vait. Pikalt tööpäevad, munn pidevalt püksipandla vahel kõva. Tee niimoodi, nagu meie sõber Suuroll. Temal pole kunagi probleeme ning jalad on kükkide tegemiseks rattaks valmis. Tagasi meie juurde. Kuulujutude järgi on Hanna paljalt peal ringi pannud. Kas siis tähelepanu või möllama teismelise hormoonide pärast? Suuroll käis Hispaanias ja mehhiklastelt gängbängi. Ta jäi uskuma laimu kirja ning ostis piletid Bruce C. Fake as fuck NCL mingi lambisele puuksu festivalile. Isabel sai lapse, kuid ta on nii halb lapsevanem ning see väike neeger on plehku pannud. Pues no hay pedo. Oye, loco, ¿qué es lo que se ve ahí atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! Oskaril on nii väike munn, et... Hoia seda türa küll. Anna siia, platsi. Sa ei saa arutada. Kuuled küll. Mida? See ei ole võimalik. Oskar on naise saanud. Faktid on siin. See on selge nagu Eesti ilm. No vaadake. Et uskuma. Lull. Get the fuck out of here. Markus on koomas liigsest tupsist ja ta kopsud on mustemad kui neeger.
Karoli perse on liigsest Jimmy väärkohtlemisest ebareaalselt suuremaks läinud. Poliitikute järgi on ta järgmine konkurent Oliverile. Triinu. Nüüd liigume edasi suure Oliveri viimase rattasõidu üle. Tohoh, see oli vale Oliver. Väike Oliver on teada-tuntud suure perse omanik. Siin on tema trennikursus. Ma tänan teid vaatamast meie lauaaluseid uudiseid ning ma loodan, et kohtume peatselt. Tšau! Get your fucking hands up.